Nii, millest usk tuleb? Usust on räägitud, usk tuleb kuuldust, aga mitte ühekordsest kuulmisest, vaid korduvast kuulmisest. Ja tugev usk on seotud kordustega ehk korduvast kuulmisest ja seetõttu on mõned asjad juba kuuldud alguses. Aga me kordame üle sellepärast, et usk tuleb kuuldust, kuuldu Kristuse sõnast. Nii, esiteks Jumal ei kasuta hirmu, et meid juhtida või meid õpetada. See on üks asi, et kui tuleb mingi hirmutav mõte, siis ei tohiks saada petetud sellest, et äkki Jumal kasutab seda hirmutavat mõtet minu juhtimiseks või õpetamiseks. See ei ole nii, sest hirmuvaim ei tule Jumalalt. Et ta ei räägi meiega hirmu kaudu. Teine oluline asi on see, et kui sümptomid tulevad, siis ei tähenda see kohe, et Jumala lapsena oled sa tervise kaotanud. Me oleme terved, me oleme tervendatud, aga sümptomid tahavad tulla röövida meilt tervist ära. Aga meie ei lase seda teha ja me seisame Jumala sõna peal ja ütleme, et mulle kuulub võit, mulle kuulub tervis. Ja häirivad mõtted tulevad meile selleks, et röövida meilt mõistlikku, tasakaalus ja rahulikku meelt. Aga mõistlik meel kuulub meile, see tähendab, me ei palu Jumalalt, et Jumal, palun anna mulle mõistlikku meelt, sest et ta on selle juba meile andnud. See kuulub meile ja me lihtsalt valvame oma mõttemaailma selle eest, mida kurat soovitab või mida ta ähvardab, sest ta soovitab ja ähvardab asju, aga meie valvame enda mõttemaailma ja kutsume korrale oma mõtteid ja asendame need ähvardused ja soovitused, mida kurat meile tahab pähe panna Jumala mõtetega. Et see on siis meie ülesanne ja see meelte uuendamine ongi parim kaitse kuradi vastu. Kas me tahame olla kaitstud? Tahame, siis me uuendame oma meeli ja asendame tema soovitused Jumala mõtetega. Ja tema mõtted, Jumala mõtted me siis võtame ja paneme ka praktikasse enda elus. Et nautida mõistlikku meelt on üks asi, on uuendada meel, aga teine oluline, hästi oluline asi on õppida vastu seisma vastuseisudele või vastu pidama vastuseisudele. Et kui need tulevad, et me ei anna alla. Ja tegelikult ei saa isegi oma meeli uuendada, ütleme, võib-olla lõpuni, kui me ei ole õppinud vastu seisma vastuseisudele, sest see on üks osa. Vastu pidada ja hoida kinni sellest, mis meile kuulub, hoida sellest alusest kinni, mitte lasta ära ennast triivida kuskile. Tihti võib kellelgi meel olla uuendamata, siis ta ise ei saa sellest aru. Vaata, see ongi üks trikiga asi, et me arvame, et me mõtleme väga õigesti. Aga kui meel on uuendamata, siis me ei pruugi sellest aru saada. Kus see vahe tuleb ja kust me nagu aru saame, on Jumala sõna. Kui me võtame Jumala sõna ja oma mõtte, siis Jumala sõna on tõde. Ja kui me mõtleme sellega kooskõlas, siis me oleme oma meele uuendanud ja paneme praktikasse selle oma elus. Aga kui meile tuleb pähe mingi mõte ja selle vastuollu Jumala sõnaga, see tähendab, et me ei ole selles vallas oma meelt uuendanud. Lähme tagasi ühte Rooma 12.2. Ma võtsin nüüd mõned 97. aasta tõlkest kirjakohad, mis ütleb, ärge muganduge, mulle meeldib see sõna, ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Kuidas me muutume maailma sarnaseks? Kui me võtame omaks nende mõtteviisi, ehk maailma mõtlemise viisi, kui me omaks võtame, siis me mugandume. Aga kuidas me saame teiseks sellest maailmast? See on siis see, kui me võtame Jumala sõna ja paneme selle oma pähe, ja võtame omaks Jumala mõtlemisviisi. Ehk siis, kus saavad meie mõtted toidu? Kus on see allikas, kust nad pärinevad? Jumala sõnast peaks. Eks ju need. Meil on vaja kaitsta enda mõistlikku meelt. Sest siin ütlebki, et ärge muganduge praeguse aega. Näiteks üks näide, kui öeldakse, et ajaga võid sa muutuda nii-öelda tuhmimaks vananedes, mälu võib kaduda. See on see loomulik mõtteviis ja kui sa ei kaitse ennast,
siis sa võid lahti lasta sellest, mis on Kristuses sinu oma, sest mõistlikul meelel ei ole mälukaotust ega tuhmumist. Sa võid saada ükskõik kui vanaks, aga uskuda seda, et mälu on täiuslik, mälu on hea, ei ole mingisugust tuhmumist, sest see on see, kuidas maailm mõtleb. Ja kui me ei kaitse ennast ja mugandume sellega, siis me võime lihtsalt ilma jääda sellest, mis Kristuses meile kuulub. Ja see ongi oluline teha nüüd vahet, kuidas maailm mõtleb ja kuidas Jumal mõtleb. Aga miks mõned kristlased lähevad läbi nendest raskustest või mingitest katsumistest, kus nad ei peaks läbi minema? On see, et nad ei seisa vastuseisule, nad ei hoia kinni sellest, mis neile kuulub. Ehk tegelikult nad ei kasuta oma meelevalda, nad ei vasta vastuseisule. Kuidas me vastame Jumala sõnaga? Me ütleme, ei, see ei tule minu ellu. See asi ei tule minu abielu, see ei tule minu suhetesse, sellel ei ole voli avalduda mu laste eludes, see ei ole voli minu elus avalduda. Me vastame Jumala sõnaga. Kui me ei tee seda, siis mõnikord tulevad me ellu asjad, mida me ei taha, sest me jätame vastamata. See tähendab, me ei peaks peatuma edenemises või Jumala plaani täitmises või kasvus või arengus edasi liikumises. Lihtsalt ainuüksi seetõttu, et vastusest tuleb, sest usk on mis asi, usk on ka liikumine, mitte peatumine. Meile on antud meelevald edasi minna, üle astuda nendest vastuseisudest ja katsumustest ja testidest. Me ei pea isegi ootama, et need elust ära läheksid. Me lihtsalt astume üle, jätame selja taha ja võtame fookuse ära sellelt. Sest mõnikord, miks on raskused elus, on seetõttu, et me hoiame fookuse valedel asjadel. Me hoiame fookuse sellel raskusel või katsumusel, vastuseisul. Ja tegelikult me isegi selle tõttu, et me hoiame fookuse valel asjal, me imetleme seda. Me imetleme seda vastuseisu seetõttu, kui me hoiame fookuse sellel kuradi strateegiatel, valedel, mis ta toob meie ellu. Kui me hoiame fookuse sellel, siis ta saab viga teha, sest ütleb, mitte miski ei tee teile kahju, kui te üle astute sellest. Seega me astume üle ja siis ei tee mitte midagi kahju meile, kui me astume nendest vastuseisudest üle. Seega, millal me liigume siis sellesse olukorda, kus mitte miski meile kahju ei tee? Siis, kui me vastuseisust oskame üle astuda, oma tähelepanu sellelt ära keerata Jumala sõnale. Kui me hoiame Jumala sõnal oma fookuse, mitte sellel, mis minu vastu tuleb praegu. Ma tähelepanu ära võtan sellelt. Siin Luuka 10:19-20 ütleb, vaata, ma olen andnud, Jeesus on meile andnud meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. 20 salm ütleb, ometi ärge rõõmustuge sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustuge, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Ehk me ei peaks muutuma nii-öelda kuradi teadlikuks või selle vastuseisu teadlikuks või selle keskseks. Sest näiteks selles loos, kui Jeesus saatis oma jüngrid välja, kurja vaimu välja ajama, ta andis meelevalla neile terveks teha haigeid ja rääkida evangeeliumi, siis kui nad tagasi tulid, mida nad siis rõõmustasid mille üle? Selle üle, et kurjad vaimud alistuvad neile. Jeesus korrigeeris, ma andsin teile meelevalla. Miks teie fookus läks sinna? Fookus oli valel asjal. Nad rääkisid tegelikult kuradist ja kurjadest vaimudest, mitte sellest, et kui palju inimesi terveks sai või kes said terveks või mida nad kuulutasid. Nad ei rääkinud sellest. Et kurat ei vääri sellist tähelepanu, et hoida temal, mida tema teeb või millega ta kõik on hakkama saanud, vaid mille üle me peaksime rõõmustama, et meie taevasse on nimed kirja pandud, et kellele me kuulume. Me kuulume Jumalale. Ehk siis oleme tähelepanelikud ja teadlikud sellest, kes meie oleme Kristuses ja milline on see vägi, mis meie elus liigub Kristuse kaudu, mitte ei pööra tähelepanu sellele negatiivsele, mis meie vastu üritab tulla. Võtame sellelt fookuse ära ja paneme
Kristusele oma tähelepanu, Jumala sõnale oma tähelepanu. Ja see on ka üks asi, mis mõistlikku meelt iseloomustab. Me ei arva, et kurat väärib seda tähelepanu. Me ei osuta talle. Mõistlik meel ei rõhuta vaenlase tegusid, tema vahendeid, tema strateegiaid või seda, mida tema teeb, vaid ta rõõmustab Jumalas, ta rõõmustab, kes mina olen Kristuses, mida ma oman Kristuses, mida ma suudan Kristuses. Ja ainuke asi, mida me kuradi kohta peaksime teadma, on see, et ta on lüüa saanud, ta on kaotanud. Sest kui sa mõtled õigesti, siis ta ei saa panna sind muretsema või muuta depressiivseks või püüda sind hirmulõksu. Kui sa mõtled õigesti, kooskõlas Jumala sõnaga. Ehk siis mõistlik meel hoiab tähelepanu õigetele asjadel. Siin mul seda kirja kohta ei ole, aga õpetussõnad 4.20 ütleb, millel tähelepanu tuleb hoida. Ta ütleb, mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole. Jumal ütleb, pane minu sõnu tähele, pööra oma kõrv minu kõnede poole, mitte vastuseisule, mitte rasketele olukordadele, vaid Jumala sõnale. Me pöörame oma tähelepanu sinna. Ja see on üks põhjus, miks paljud võivad läbida mingisuguseid katsumusi või raskusi või vastuseise. Just sellepärast, et tähelepanu valel asjal. Hoitakse hoopis tähelepanu sellel raskusel või vastuseisul, mitte Jumalal ja Jumala sõnal. Fookus on vales kohas. Fookus tuleb õigeks saada. Ja meil on meelevald, mida kasutada püsivalt. Eks ju, mitte täna kasutan ja homme ei kasuta, vaid püsivalt me seisame vastu, kuni kurat põgeneb. Eks? Ja me seisame vastu, kuidas? Usus, mitte tunnete ajal. Mõnikord tunded ütlevad, ma ei taha seista või siis mul ei ole tuju seista. Või on tunne hoopis, et äkki mu meelevald ei toimi. Et kaua võib? Ei. Püsivalt. Aga üks, siia ma jällegi tulnud välja, aga Jakobuse 4.7 ütleb ka midagi hästi olulist. Alistuge Jumalale. Alistuge Jumalale ja pange vastu kuradile, siis ta põgeneb meie juurest. See tähendab, et me ei saa elada ükskõik kuidas ise tahan ja arvata, et meelevald toimib. Meelevald saab takistatud, kui me ei alista ennast Jumalale esmalt. Ehk kui ma elan nii, nagu ise tahan, ise heaks arvan. Ma pean teadma, mis on Jumala plaan minu jaoks. Jumala sõna on, aga mida ta minu elus rääkinud, mis on see koht, kus mina olema pean, mida ma tegema pean. Mida tema tahab, et ma teeksin ja alistuma sellele. Ja siis me seisame meelevallaga kuradile vastu ja ta põgeneb meie juurest, sest me oleme alistunud siis Jumalale ja tema sõnale. Efesose 6.10 ütleb, viimaks veel, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Me ei võitle, et võita, vaid me rakendame seda võitu, mida Jeesus on meile andnud. Paljud ei pruugi nautida seda võitu, sest nad ei tea, kuidas seda oma ellu rakendada. Kuidas sellele koht anda. Ja ta siin ei ütle, et saage vägevaks iseendas. Me ei sündinud uuesti selleks, et ise hakkama saada. Enne uuesti sündime saime, punnisime ise hakkama. Nüüd me sündisime ja ta ütleb, sündisime uuesti ja ta ütleb, saage vägevaks kelles? Issandas. Ole tugev temas, ole tema tugevuse jõus, ole tugev issandas. Kuidas me oleme tugevad issandas? Me peame olema tugevad selles, kuidas tema mõtleb, kust me saame tema mõtted. Tema sõnast. Jumal ja tema sõna on üks. Järelikult, kui ma olen tugev tema sõnas ja oskuslikult rakendan tema sõna enda elus, siis see ongi, ma olen tugev issandas. Ma olen tugev temas. Ja kuidas ma saan tugevaks? Ma panen sõna endasse. Mitte lihtsalt ma mediteerin, see oli see viis, kuidas me saime mediteerides, eks ju, panime sõna endasse, elama. Endasse ma panen Jumala sõna elama, mediteerides. Inimesed tihti räägivad enda ette, mõnikord valjult, mõnikord mõttes. Meil võiks olla harjumus rääkida Jumala sõna enda ette, endale. Mediteerida kas või mingi kirjakoha üle,
nii nagu me proovisime siin erinevaid sõnu rõhutades, siis me näeme selle kirjakoha erinevaid külgi, selle ühe tõe erinevaid külgi, ühest ja samast tõest, neid vaateid. Ja juurutame selle enda sisse selle sõna. Sest olla tugev issandas tähendab olla tugev tema sõnas. Aga sa ei saa olla tugev sõnas, kui sõna ei ole kindlalt rajatud sinu sisse. Mitte lihtsalt ma ei mäleta asju või ma lihtsalt ei meenutan, vaid see on minu südames rajatud, juurutatud, graveeritud. See asi ei ole teadmises või mäletamises, see on südames sügaval, on see sõna, meie vaimus. Sest kui see ei ole meie vaimus sügaval, siis võib olla see probleem, et me ei suuda panna Jumala sõna esikohal enda elus. Ja see sõna ei tundu reaalne meile, sest ta ei ole meie vaimus sügaval, ta ei tundu reaalne. Ja siis ma ei saa seda kasutada, ma ei saa kasutada mitte midagi enne, kui see ei ole minu oma. Ma pean sõna enda omaks tegema ja mediteerides ma teen sõna enda omaks ja annan ennast sõnale. Paljud püüavad tunnistada sõna enne, kui nad on selle enda omaks teinud. Lihtsalt tunnistavad. Pigem nagu mõttetasandil, aga kui see saab sinu vaimu, see sõna, sa oled mediteerinud ja sa tunnistad selle välja, sa tunnistad siis usus välja, mitte ainult hingetasandilt. Johannese 15:7 ütleb, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. See on elamine Kristuses, see on elamine tema sõnas. See ei ole külastus, see on elamine. See on olemine ja elamine ja sõnale esikoha andmine. Oma mõtteelus, oma tegudes, oma käitumises. Ma jään Kristusesse ja Kristus jääb minusse. Tema sõna on minus ja mina selles. Kolossa 3:16 ütleb, Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, esimene pool. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. See rikkalikult väljendab mingile mõõdule, kogusele, eks ju. Et meis võib olla suurem mõõt, Jumala sõna, või väiksem mõõt elamas. Ja see Kristuse sõna elagu on jälle see, et see on püsivalt meis. On püsivalt rajatud meisse. Ja meil on vaja kindlaks teha, et see sõna, mis meis rikkalikult elab, on kooskõlas tarkusega. Mitte see ei ole see, et mida mina arvan sõnast, vaid mis on tõesti Jumala tarkus selle sõna kohta. Mitte lihtsalt religioosne vaade sõnale. Et ma arvan, et see sõna midagi sellist tähendab või on kontekstist välja kistud ja siis me endasse paneme. Vaid see peab olema tarkus, Jumala tõde, mitte enda arusaama. Kui sõna võib elada meis rikkalikult, nagu siin ütleb, siis ta võib elada meis ka mitte rikkalikult ehk vähesel määral. Kes selle otsustab? Meie otsustame, kuidas sõna meis elab, kas ta elab rikkalikult või vähe ja kuidas me otsustame seda. Me otsustame tähelepanu kaudu, mis me Jumala sõnale anname enda elus. Kui palju ma veedan aega tema sõnas, kui palju ma mediteerin, kui oluline see mulle on tegelikult. Meil on vaja toita ennast sõnaga ja saada rikkalikult täidetud. Sest mida me täis oleme, see paneb meid liikuma. Ehk kui me oleme täis muret, siis me hakkame muretsema. Kui me oleme sõna täis, siis me hakkame tegema sõna kohaselt. Sest Piiblis on ka öeldud, et kui Jeesus nägi rahva hulki, mis ta tegi, siis ta tundis kaastunnet ja tegi nad terveks. Mis Jeesust liikuma pani? Kaastunne. Tema sees oli kaastunne, see pani liikuma. Kui meie sees on Jumala sõna, siis paneb see meid liikuma. Mul on slaid ka selle jaoks. Just, kui sa oled sõna täis, siis paneb sind tegutsema sõna, mitte olukorrad, mitte tunded, mitte emotsioonid, mitte vaenlase ähvardused, ega see, mida sa näed või kuuled, vaid Jumala sõna paneb siis sind tegutsema.
meie turvaline koht on olla täis Jumala sõna. See on meie turvaline koht. Kui sa pole täis sõna, siis oled sa avatud millelegi muule, mis ei ole sõna. Olgu see kahtlus, hirm, mis iganes. Siis oled sa avatud hirmule ja murele. Seega, sõna täis olemine pole lihtsalt vajalik, vaid see on tegelikult, või ütleme kasulik, see on eluliselt vajalik. Olla sõna täis. Püha vaim on meie jumalik õpetaja ja meie abi. Sa võid püha vaimule anda natukene sõna ja ta kindlasti teeb sellest midagi imelist. Samas sa võid anda pühale vaimule suure hulga sõna ja ta teeb ja muudab sinu elu. See mõõt sõna, mis on sinu sees, see mõõt, mida sina oled endasse sõna pannud, see on see mõõt, millega püha vaim tegutseb. See on sama näide, kui sul on külmkapis mingi väga elementaarsed asjad, eks ju, ja siis tuleb, või sa ise oskad teha süüa või tuleb keegi kokk ja teeb, ta saab midagi teha teatud asjadest, kui sul on elementaarsed asjad. Ta teeb mingi valiku sulle söögiks. Aga kui seal külmkapis on tohutu valik, mis võimaldab teha erinevaid õhtusööke ja lõunasööke, siis on see väljalase või tulem ju palju suurem, mida see kokk suudab teha. Kas ei ole nii? Sama püha vaimuga. Tema toimetab sõna baasil meie elus. Kui me tahame suuri tulemusi, siis me peame panema palju sõna enda sisse, sest sõna on see, mis püha vaimu huvitab, millega ta tegutseb meis. Seetõttu Paulus kirjutaski, et olgu sõna rikkalikult teie seas, teie südames, teie tegudes, teie mõtetes. Me võime mõelda, et miks Jumal ei anna meile kõike. Jumal on andnud. Ta töötab sellega, mis on sinu sees. Selle materjaliga, selle sõnaga, mis on sinu sees. Sellega Jumal ju töötab. Ja see, kui palju on meie sees, selle määrame meie ise. Jumal ei saa töötada valede mõtetega. Aga kui su meel on täidetud õigete mõtetega, siis need hakkavad kiskuma maha piirdeid, takistusi asju, neid valesid asju, mis me elus on. Saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus, et meil on nii oluline olla täis sõna, et olla tugevad. Aga samas töötab, olge tema tugevuse jõus, saage vägevaks tema tugevuse jõus. Inglise keeles, kui otse tõlkida, on tema jõu väes või tema vägevuse väes. Ehk olge täis püha vaimu. Ta ütleb siin, et saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus, ole täis Jumala sõna ja ole täis püha vaimu. Kui sa oled täis sõna ja kui sa oled täis vaimu, siis sa seisad julgelt ja kõigutamatult vastu igasugusele vastuseisule, igasugusele strateegiale, igasugusele rünnakule, mis su ellu tuleb, kui sa oled täis sõna ja vaimu. Ja sa ei lase ennast eemale triivida sellest võidust, mis sulle kuulub. Miks on mõnikord raske seista vastu, eriti püsivalt? Sest me ei pruugi olla täis sõna ja vaimu. Võib-olla oleme poolikult, me ei ole täis sõna ja vaimu. Siis on raskem, aga kuidas ma saan täis vaimu? Kuidas siis saada täis vaimu? Enne vaatasime, kuidas saada täis sõna, ehk tegelikult ma mediteerin sõna üle, eks. Aga apostlite teod, 2. peatükk ja esimesed 4 salmi ütlevad, kui 4 pühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas ja äkitselt tuli taevast kohin otse, kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga või nad kõik said täis
püha vaimu ning hakkasid rääkima teisi keeli nõnda, nagu vaim neile andis rääkida. Kui püha vaim tuleb, siis asjad ei jää tühjaks. Sinu finantsasjad ei jää tühjaks, tervis ei jää tühjaks. Need täidetakse, nagu see koda sai seal täis. Püha vaim tuli, see sai täis. Ja nad täitusid püha vaimuga, mis oli see tunnistus? Nad hakkasid rääkima teisi keeli. See oli tunnistus nende täitumise kohta. Teistes keeltes rääkimine. Nii, aga kus mu hiir kadus? Miks ta seal on? Kuidas ma ta ära saan? Okei, põnev. Apostlite teod 4.31 ütleb, nad 2 peatüki hiljem ja nende palve järel kõikus paik. Jälle paik kõikus, kus nad olid koos ja nad kõik täideti püha vaimuga. Jälle räägib täideti püha vaimuga. Ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. Me ei tea, kas nad olid samad inimesed, kes 2 peatükki tagasi või olid osa sama ja osa uued, aga nad täitusid uuesti. Uuesti tuli püha vaimuga täitumine. See tähendab, et meil on vaja jätkuvalt saada täis. Jätkuvalt. Ei piisa ühest korrast, aga just iga päev. See tähendab tegelikult korduvat täitumist iga päev. Ja kuidas me teeme kindlaks, et me oleme täis iga päev vaimu? Räägime teistes keeltes. Iga päev, see on see, mis täidab meie vaimu. See on üks peamisi asi. Mitte ainukene, aga üks peamisi, et on teistes keeltes rääkimine. Siis me saame uuesti täis vaimu. See tähendab, me ei saa loota eilsele täitumisele. Kui me tahme olla jätkuvalt täis, siis me ei saa loota sellele, et eile ma palvetasin keeltes, eile ma olin täis vaimu, ma täna tarbin seda eilset. Me ei saa seda. Iga päev on vaja uuesti saada täis vaimu. Iga päev on uuesti vaja rääkida teistes keeltes, sest üks siuke näide. Kui meil on veekann, mis on vett täis ja ma lähen kallan sealt midagi vett välja, siis ta ei ole enam täis. Mis peab tegema, et täis saada see kann uuesti? Panna vett uuesti peale, siis on kann täis. Aga meie kasutame samamoodi ju päeva jooksul, me peame täitma anumad, meie oleme anumad. Samamoodi päeva jooksul meil on vaja täita anumad, sest me kasutame usku, me rakendame usku, me kasutame oma meelevalda päeva jooksul. See tähendab, me kallame nagu välja sealt ja me peame juurde panema, et meil oleks kogu aeg täisolek pühast vaimust. Sest ta kõik tarvitab justkui seda väge, sõna järgi tegemine, samamoodi. Meie kõigi sees, kui me saime päästetud, elab püha vaim, eks ju. Aga see apostlite teod 2. peatükk, 4. peatükk räägib nüüd teisest dimensioonist püha vaimuga täitumisel. Et meie sees elab püha vaim, aga me saame nagu täidetud püha vaimuga. Need on 2 eri asja, et täidetud saada korduvalt peab püha vaim enne elama meie sees. Ehk me võtame Jeesuse päästjaks vastu, saame päästetud, nüüd püha vaim elab meie sees. Aga et täidetud saada iga päev, see on see sügavam mõõt pühast vaimust, et me saame püha vaimu täis ja hakkame rääkima teisi keeli. See sama vaim, aga 2 erinevat mõõdet on siis see, kui püha vaim elab meie sees või ta pidevalt täidab, et meie täidame oma vaimu püha vaimuga. Et need on 2 erinevat asja, aga just see pidev täitumine on oluline. Et Jeesus on antud inimkonnale kingiks, Jeesus andis meile veel selle kingi, püha vaimu kingi andis meile. See ei ole mitte privileeg, et meil on siuke hea abiline ja õpetaja meie sees elamas. Aga miks on siis vaimuga täitumine nii oluline? Miks see on üldse oluline? Sest kui me oleme täis vaimu, siis ei saa olukorrad meid
ümber lükata meie võidupositsioonilt, sest me oleme võitjad. Aga kui me oleme täis, siis ei ole võimalik meid nii kergesti nihutada, sest kui meil on näiteks mingisugune pott, mul oli, viisin keldri ära, oli üks vaas. Kui see tühi on, ma tõstan ta kergesti ülesse. Oleneb materjalist, oleneb nõu suurusest, aga tuli päris suur nagu õuevaas, ühe käega võin tõsta ülesse. Pole probleemi, ma liigutan ära. Aga stabiilsuse huvides oli ta täidetud killustikuga ja ma peaaegu ei nihutanudki seda. Eks? Et see on ka üks oluline asi, miks olla täis. Täidetud asju ei ole võimalik nihutada ega paigast kõigutada. Kui me oleme täis sõna ja täis vaimu, siis ei saa olukorrad meid ära nihutada sellelt võidupositsioonilt. Seega on riskantne olla pooltühi või pooltäis, kuidas vaadata. Ka katsumused või testid ükskõik, mis me ellu tuleb. Kui me oleme täis sõna ja vaimu, siis me lähme läbi sellest. Nad ei kõiguta meid ära. Meil ei tule see mõte, et annan alla. Täidetud olek vaimuga ja sõnaga on meie turvaline koht. See on turvaline koht meile. See ongi see põhjus, miks see on ju oluline. Meid ei saa ära liigutada ega kõigutada. Olukorrad, kuradi strateegiad, tema vahendid. Sest me oleme täis vaimu. Efesuse 5:18 ütleb. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb eestikeelne sõna, ütleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu, aga inglise keeles on tihti näiteks laiendatud tõlge on, et ärge joovastuge veinist, sest see on kurjus, see on rikutus ja rumalus, vaid olge täis püha vaimu ja olge pidevalt tema juhitud. Contemporary English ütleb, et ära hävita ennast purju jäädes, vaid lase vaimul oma elu täita. Ja King James ütleb, ja ärge olge joobnud veinist, milles on liialdamine. Vaid olge täis vaimu. Et siin ta räägib küll alkoholist, mis näitab, et või üldse sellised asjad, mis meid siduda võivad, et me ei tohiks enda ellu lasta, ükskõik mis on see, mis meid siduda võib. On see alkohol või on see mingi muu asi, mis meid siduda võib uuesti kinni. Sest see ei jäta meid sinna, kus ta meid leiab, vaid selles on liialdamist. Et Jeesus on meid vabaks ostnud, see on see üks põhjus, miks me peame kontrollima, mida me oma ellu lubame, mida me oma ellu ei luba. On see, et Jeesus on maksnud suure hinna meie eest, meie vabaduse eest, et me võiksime vabad olla. Ja mitte kunagi ei peaks me laskma enda ellu midagi sellist, mis meid uuesti seob. Mingisse ikkesse paneb. Sest lubades natukene midagi, on see, mis iganes, on see alkoholi näitel, me lubame natukene, siis selles see jõuab liialduseni. Aga me võime ikkagi olla purjus, aga õigetest asjadest. Mis on see õige asi? Me oleme täis püha vaimu, me oleme pühast vaimust, võime olla purjus. Kui keegi on purjus alkoholist näiteks või siis on narkouimas, siis ta hakkab kaotama võimeid. Juhtimisvõime kaotab ja kõnevõime kaotab ja liikumisvõime võib kaotada. Aga kui me oleme täis püha vaimu, siis me omandame veel rohkem oskusi, neid vaimseid oskusi. Me saame veel oskuslikumaks. Nii et see on kasulik olla täis püha vaimu. Miks inimesed tarvitavad alkoholi? Et saada kergendust, elu ilma Jumalata ja tema sõna ja vaimu väeta võib nadi olla. Aga kui meil on püha vaim, siis kõik vähem on meie jaoks pettumus. Siis me ei taha midagi muud. Kui inimesed tarvitavad alkoholi selle tõttu, et nad ei taha elada kainena, siis Jumal ei olegi arvanud, et me peaksime elama samamoodi kainena. Aga me peame valima, eks ju.
Jumala vaimust täis olemine on see, mis on õigest asjast purjus olemine. Nii et see on Jumala tahe, et me oleksime tema vaimu täis, tema sõna täis. See on ka see, kuidas sa oled vägev tema jõutugevust mööda, millest Paulus rääkis 6. peatükk, salm 10. Kui ma olen täis vaimu, sest see kreekakeelne sõna viitab korduvale täitumisele, korduvale vaimuga täitumisele. Ja kuidas olla jätkuvalt vaimu täis, on siis keeltes rääkimine, keeltes laulmine. Samamoodi tegelikult Piibel räägib ka, et me võime palvetada vaimus, käia vaimus, olla vaimu täis. Luuka 4.1 ütleb, Jeesus aga täis püha vaimu tuli tagasi Jordani äärest. Eesti keeles ütleb ja aeti vaimu läbi kõrbe. Mulle meeldib ikkagi King James, kus ütles vaim juhtis. Vaim ei aja tagant, ta ei sunni tagant. Et ta juhib meid. Aga siin on, et tugevalt on tehtud teatud sõnad, millele tähelepanu pöörata. Jeesus oli täis püha vaimu ja vaim juhtis. Ta oli täis vaimu ja vaim juhtis. Kui me oleme täis vaimu, siis on lihtsam järgida vaimu juhtimist. Ja tunda ära selle, kuidas Jumal juhib ja mida sõna ütleb, kui me oleme vaimu täis. Kui me pole vaimu täis, siis võib olla oht, et me paneme mööda sellest juhtimisest. Me ei märka seda. Kui Jeesus pidi vaimu täis olema, et oli täis, siis peame seda ka meie olema. Kui me täidame end vaimuga, siis ei ole ruumi enam murele ega hirmule. Kui me täidame ennast sellega, mida Jumal pakub, siis ei ole ruumi enam sellele, mida kurat pakub. Ja see on üks viis, kuidas mõistlik meel mõtleb. Ma ei luba elada endal vähemaga kui täiesti täidetult. See on see, mida mõistlik meel tahab. Olla täis Jumala sõna ja Jumala vaimu. Ma ei rahuldu enam sellega, mis on vähem kui täiesti täis. Sest selles on minu turvaline koht, minu turvaline paik. Elada elu täis paagiga. Täis sõna ja täis vaimu. Sest see rahu ja meie meele mõistlikkus on seotud täidetud olemisega. See on seotud sellega. Täis sõna, täis vaimu. Kümnes salm me vaatasime, viimaks ometi mu vennad, saage tugevaks issandas ja tema vägevuse väes. Ma võtsin King Jamesi tõlke. Ja nüüd 11 salm ütleb, pange selga kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. See on osa mõistlikust meelest panna midagi selga. Ja mis see midagi on? Jumala sõjavarustus, sest seal on mingid strateegiad, mida kurat kasutab. Ja kui me oleme täis vaimu, siis on lihtsam neid strateegiaid ära tunda, märgata. Seega täidetud olek ei ole valik. See on eluliselt oluline. See on meil eluliselt oluline. Juuda 1.20 ütleb, aga teie armsad, rajage endid oma pühimale usule ja palvetage pühas vaimus. Ta ei ütle, et Jumal ehitab sind üles või Jumal rajab sind. Sina ise ehitad ennast üles, sina rajad, palvetades teistes keeltes. Kui sa palvetad teistes keeltes, võtad aega selleks, siis sa ehitad üles oma vaimu. Sa tugevdad seda. Ja su vaim saab üles ehitatud, ta saab tugevdatud, jõustatud. Ja
palju lihtsam on märgata vaenlase strateegiaid, mida tema on kavandamas. Ja tunned need eos ära juba ja sa saad vastu seista neile, sest meil on ka meelevald neile vastu seismiseks. See, kui tugev sa oma vaimus oled, sõltub sust endast. Kui palju sa Jumala sõna enda sisse paned, kui rikkalikult sõna elab, kui rikkalikult ta elab meie sees, see on meie endi teha. Mina vastutan enda eest, sina vastutad enda eest, minu eest ei saa keegi teine vastutada, mina ei saa teiste eest vastutada. Et see on meie kõigi ülesanne, olla täis vaimu. Ja see on nüüd viimane kirjakoht, 1. Korintuse 14.2. See on üks keeltega rääkimise üks niuke kasu. Sest kes keeltega räägib, 1. Korintuse 14, mul on teine salm ja mul on 4. salm toodud siia. Sest kes keeltega räägib, ei kõnele inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei saa temast aru, vaimust ta ju räägib saladusi. Salajutud Jumalaga. Saladusi räägin välja ja 4. salm ütlebki, et keeltega rääkija ehitab iseennast, nii nagu oligi Juuda 1.20 samamoodi, et me rajame endid oma pühimale usule ja siin 1. Korintuse 14. 4 ütleb ka, keeltega rääkija ehitab iseennast. Aga ma räägin välja saladusi Jumalale, et mina ei saa aru, inimene ei saa aru, aga Jumal saab aru. Ja see on nagu otseühendus Jumalaga, see on nagu niisugune telefoniliin, kus sa saaksid otseühenduse, ütleme, mingisuguse riigipeaga, et kus sa ei lähe ühtegi kantseleisse, ühegi sekretäri juurde, et mitte keegi teine ei võta, kui ainult see riigipea võtab. See keeltega rääkimine on samamoodi, sul on otseühendus Jumalaga ja see on hästi huvitav, sellepärast, et ta siin ütleb, et püha vaim annab ju need ütlused, eks ju, ja minu vaim palvetab, püha vaim vaimu läbi, see tähendab tegelikult Jumal kasutab sind ja läheb teisalt sinust mööda, sest ta kasutab sinu vaim otse räägib Jumalaga, aga mõistus ei saa aru. See tähendab mõistusest, ta läheb mööda sinu enda arvamustest, ta läheb mööda sinu enda targutustest, ta läheb mööda sinu intellektist. Kõigest sellest läheb mööda, tal on otseühendus, vaim. Jumal on vaim ja meie vaim, otseühendus. Ja ta räägib saladusi välja. Et see on selline äge privileeg, mis on keeltes palvetamisel. Et me räägime välja saladusi. Aga mis on veel, mõnikord teab ju meie vaim selle ühenduse tõttu juba infot varem kui meie mõistus. Ja siis see vaimust tuleb esile ja valgustab meie mõistust. Et selline vahva privileeg on selles keeltes rääkimine, saladuste rääkimine, otseühenduses olemine Jumala isaga selle kaudu. Nii et mis on siis oluline? Oluline on meelde jätta see, et olla täis sõna iga päev, täis vaimu, palvetades teistes keeltes, täis sõna mediteerides, sõna mitte lihtsalt lugedes, vaid tõesti lugeda nii, et mediteerid selle sõna üle ja paned seda endasse. Sest kui tuleb vastuseis, siis oled sa kindel ja sa suudad seda meelevalda rakendada. Sa oled täis vaimu, täis sõna ja rakendad meelevalda püsivalt. Amen.